6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. No nii, tervitus rallisõpradele, on laupäev ja Kataloonia rallil on saanud läbi teine võistluspäev. Esikolmik üldiselt muutumatu Sébastien Ogier, Kalle Rovanpera, Thierry Neuville ja Ott Tänak järjest kaugenemas poodiumi kohast ja hoidmas 4. kohta. Gunnar Leheste ühel pool lauda ja kaassaatejuht Roland Poom ütleb tere. Tere! Said ka aega tulla? Jaa, hea meelega. Mulle meeldib siin stuudios teha see normaalsed kõrvaklapid ja normaalne mikrofon, siis on ikka selline hea vibe alati seda saadet siin teha, nii et... Ei ole mingit nikerdamist? Ja enne iga kord, kui ma teen kodus, siis enne on mingi normaalne nikerdamine ette, et asja saaks, aga ei tore stuudios olla. Aga ma pean ütlema, et täna oli erakordselt raske seda rallit jälgida. Oled sa muga nõus? Ma olen selles mõttes nõus, et jah, raske öelda selles mõttes, et me ei saa ju ära lõpetada hooaega, kui on tiitel selgunud, et kuidagi peab need viimased rallid ka ära tegema, aga kuidas seda pinget hoida, see on jälle nagu keeruline, et ma ei tea, pange topelt siis viimasele 2 katsele mängu. Ja just, tegelikult vaata neljapäeval mõtlesin, et jumala põnev reede saab olema. Ma ütleks, et reede oligi põnev, eile mõtlesin ka, et lahe oli jälgida neid uusi katseid, kuidas nad seal hakkama said ja lõikamist, värki oli palju. Aga võt täna oli jah, et kui midagi ei toimu ja eks see, ma ei räägi isegi mingitest vigadest ja avariidest, mis seal toimuda, ma ei tea, rahva ergutamiseks võiks aga sellist mingit actionit kuidagi sellest ei puudu täna. Kuule, me lubasime poole paiku Jaanile helistada ja Jaanile nüüd võtame kohe otse-eetris kõne ka, ülatame teda natukene niimoodi, et ta ei tea ette. Et ta ei tea ette, jah. Tavai, vaatame, mis Jaan ütleb. Ta tegelikult teab ette, me natuke rääkisime. Jaan sööb äkki. Kulinaaria rubriigi. Nii, kuuleb, kutsub. Ega me ei tea, ta võib-olla seal teeb mingid intervjuusid praegu. Sa oled Jaan otse-eetris? Jaa. Üllatus. Äratus. No nii, Jaan, me oma keskis arutasime, et kui kerge on seda rallit vaadata, kui on ikkagi kõik nii selge, kui selge saab olla? No, ütleme niimoodi, et eriti huvitav seda vaadata ei ole, kuigi ütleme niimoodi, et reede hommik oli piisavalt põnev ja tegelikult eks ta läks ju laupäeva õhtul ka ägedaks, et eriti just seal viimasel katsel, kui eelviimasel ikkagi Ott Tänak natuke hakkas Neuvillile lähemale tõmbama. Ja nüüd viimane katse oli nüüd ka okei, Ott Tänakul juhtus seal midagi, ilmselt võib-olla käis kas põllu peal või mis, et aga seal oli mullistusi küll, et ütleme niimoodi, et sekundi mäng, kuigi kui palju see põnevast pakub, et kumb eestlastel eriti, et kumb on eespool, ehk siis kumb saab teise koha, kas Kalle Rovanpera või Thierry Neuville, aga ütleme, ikkagi huviga vaatad neid katseid ja vähemalt hoiad silma peal. Hoiad silma peal. Kuidas sa veedad oma päeva seal, et sa käid päeval, teed ühe inteka sutsaka, aga kuidas sa ülejäänud päeva sisustad? Eks üks asi on tõesti, tuleb selle ralliga või kindlasti kursis olla, tähendab, silm peab kogu aeg peal olema, et sa teaksid, mis juhtub. Et siin on just see, et rallipark on õnneks lähedal hotellile, ma olen üldiselt hotellis ja et kui midagi juhtub, et siis kohe söösta ja uurida välja, et mis ja kus toimub ja teine asi on ju see, et vaatad ka igasugused materjale läbi, sa oled võimaluse korral teed ju intervjuusid ja siis tuleb ju neid ka lahti kirjutada ja lindist maha võtta ja päeva kommentaarid ja täna siis hommikul tegin ühe loo, nüüd päeva kommentaar saab kohe valmis, et siin tegelikult ega niisugust vaba puhkeaega ei ole, siis tuleb piisavalt õigel ajal olla ka siis seal intervjuutsoonis vestelda seal pool tundi enne sõitjate tulekut ja siis vestelda kolleegidega ja uurida siit sealt, et kas on kuskil mingisugust infot või uudist. Et praegu on kahjuks on see,
noh, kuigi väidetavalt siis nüüd COVID-i pärast on need tiimide hooldusalad on ajakirjanike jaoks kinni, et varem pigem veetsid kas Hyundai või Toyota seal nii-öelda motorhome'is ja siis proovisid siit-sealt midagi, mingit uudist või midagi niisugust põnevat endale ampsata, aga nüüd kahjuks sinna ei saa, et eks ta niimoodi kulgebki, eks ta paras vegeteerimine ole, aga samas sa ei saa jällegi rahulikult randa minna päevitama või linna peale jalutama minna. No me liftist üles tulles arutasime, et vast päeva kõige intrigeerivam osa oligi see sinu artikkel Enni Mälkönenist. Tegelikult hea viktoriini küsimus, et tulevikus panna sisse selline naisterahvas nagu Enni Mälkönen, mis ala maailmameister on. Aga võib-olla tutvustad ise ka selle loo mõtet? No, see nüüd täiesti puhtalt näitab ära, et tegelikult on nii kaardilugeja kui ka rallisõitja peavadki võistlema täiesti erinevates kategooriates, et neil ei saa anda üht auhinda kui ekipaasile. Sellepärast, et nad ei pruugi ju kõikidel rallidel kaasa teha ja siin on ka WRC sarjas on ju olnud mitmeid juhtumeid, kui kaardilugejad on vigastada saanud. No kas või meie enda Virves ja Linnamäe ju vahetavad pidevalt? Ja just täpselt. Aga ma mõtlen isegi ka kõrgemal tasemel kaardilugejad on ju 1-2 etappi vahele jätnud. Et siin võibki tulla ju täiesti puhtalt niisugune asi, nagu praegu oli, et kuna see Enni tegi kaasa Sami Pajariga kõik WRC3 etapid, kogus oma punktid täis, aga kuna tema rivaalid ehk teised kaardilugejad jäid ühest rallist kõrvale, siis nõnda läkski üks etapp enne lõppu nii-öelda tiitel sellele Soome neiule. Ja tema kaardilugeja Sami Pajari ilmselt maailmameistriks ei tule, sellepärast, et tema on oma 5 etappi juba läbi sõitnud, millest 4 paremat lähevad arvesse ja praegu siin Kataloonias on 2 tema peamist rivaali veel sõidavad ja kui ükstapuha kumb neist tuleb esimeseks, siis Pajari tiitlit ei saa, kuid tema kaardilugeja on maailmameister. Vaat nii huvitav asi see ongi. No aga spekuleerime eelmiste aastate pealt, kuidas EOK võiks käituda Tänaku ja Järveojaga aasta meesportlase valimisel? No ja, aga mis siis nüüd teha näiteks, kui tõesti juhtub ka samasugune asi, et siin võib täitsa niimoodi ka tulla, et Martin Järveoja koolitakse näiteks, ütleme niimoodi, Ott Tänak jääb järgmine aasta, ütleme, kellele iganes seal napilt alla Kalle Rovanperale. Aga Rovanpere kaardilugeja ühel etapil ei stardi. Ehk siis Martin Järveoja korjab kõige rohkem punkte ja kroonitakse maailmameistriks. Aga Ott Tänak ei kroonita. Ja kuidas me siis paneme nüüd, miks me peaks siis Martin Järveojat kui maailmameistrit valima siis Eesti parimaks sportlaseks? Aga ma toon kohe ka reaalsema näite, et kas me paneme Robert Virves, Alex Lesk või me paneme Robert Virves, Julia Tulin või me paneme kõik 3 eraldi? Just täpselt. No Julia Tulini me ilmselt ei vali aasta naisportlaseks. Just, aga kuidas me paneme, tähendab ühesõnaga, kuidas me paneme nüüd isegi võistkondlikusse arvestusse, kelle me paneme siis? Oota, aga ütle, kas Robert Virvesele on tegelikult Robert Virves, Alex Lesk, kui oleks võistkondlik, kas neil on sel hooajal üldse konkurente? Oota. Ütle nüüd, kes meil siin suurim medaleid on võitnud? Ei no, ega vist kas Sõudjad tulid ühe medaliga tagasi kuskilt või? Tulid ju? Euroopa meistrivõistlust, et äkki veel. Ja, võt, no okei, see päästab.
jah, aga muidu, aga palun, tähendab, üks on selge, Robert Virves tuleb igal juhul sinna nimekirja panna, et tema poolt hääletada. Ja ma tahaks nüüd näha, mida EOK teeb. Ei, neljapäev sai 5. koha Münchenis. 5. No täpselt. Nii, meil on juunioride maailmameister, palun, ja ma tahaks näha, isegi kui EOK või kes see seal valimist korraldab, kui nad tahavad panna näiteks võistkondlikku arvestusse Robert Virvese, siis kuidas nad panevad kõik need kaardilugejad kogu selle kamba, et kõik peavad kokku sinna voolama sinna kuhugi. Alex tegi kaasa esimeses 3. etapini ja Julia Tulin 2 viimast. No just, et siis põhimõtteliselt anname kõigile nii-öelda 3 või siis Virves, Lesk, Tulin tiim. Väga huvitav tiim, jah. Okei, pulli hakkab saama selle asjaga igatahes, aga võtame nüüd rallist sinu jaoks kõigi meeli erutavam sündmus tänasest päevast. No tegelikult Ogier ülemvõime, et ma just sel teemal kirjutan ka päeva kommentaari, et Kalle Rovanpera on küll tšempion, aga kes on ralli kuningas? Et kui ikkagi Sebastian Ogier näitab ilmselgelt võimu ja üsna teeb, mida tahab. Et siis ma tunnen tõsist kahetsust, et ta sel aastal kogu sarja kaasa ei teinud. Et siin ma oleks tahtnud näha, kui lihtne oleks olnud Kalle Rovanperal seda tiitlit võita. Jah, me eile ka arutasime, et väga lihtne ei oleks, jah. Ja siis ma igal juhul loodan, et Ogier tuleb, kui mitte järgmine aasta, siis ülejärgmine tuleb ikkagi täiega siia programmi tagasi, sest meil on vaja kiireid sõiteid, kes võitleksid, nagu Jari-Mati Latvala praegu ütleb, et meil on praegu 2 sõitjad, kes võivad võita maailmameistritiitli. Ott Tänak ja Kalle Rovanpera. Eks ju tähendab nii-öelda võitlus käiks kahe mehe vahel ja põhimõtteliselt nii ongi. Aga kui Ogier ka veel sinna sekkuks, siis võitlus 3 vahel oleks minu mõnest palju ägena. Ma loodan, et Thierry Neuvilli fännid meid ei kuula. Ei, no aga Thierry Neuvill on ju saanud oma võimalusi aastate kaupa. Tõsi. Miks ta seda pole siis võtnud? Ott Tänak võttis tiitli ära siis, kui Ogier kooserdas seal igiaeglase Citroeniga. Sama hästi oleks ju võinud Neuvill tol aastal ära võita selle tiitli. Kõik võimalused on olemas. Okei, Jaan, laseme sul selle päeva kommentaari lõpuni kirjutada ja sa lähed vist Tänakut ka veel püüdma, jah? Jah, lähen püüan ja tahan temaga paar sõna nii-öelda üles võtta videosse, aga no, mis tal nii väga rääkida on, ta on ikkagi päris pettunud poiss. Et ega mulle ajakirjanikuna ka väga ei meeldi minna sportlase juurde ja noh, küsida küsimusi, millele ta tegelikult ise nagu vastata ei taha. Kui pettunud ta päeval oli? Päeval sa panid kirjalikult laused? Jaa, kusjuures ma kuulasin, mida ta ma tavaliselt teen niimoodi, et ma kuulan esmalt ära, et mis ta teistele ajakirjanikele ütleb, et sealt teinekord saab nagu millestki kinni haarata ja siis mingi täiendava küsimuse küsida. Ma täna tegin täiesti niimoodi, et ma kuulasin tema 3 ajakirjanikule antud vastused ära, mis olid kõik täpselt ühesugused ja ma mõtlen, et jätan ta rahule, annan talle selle 1,5–2 minutit pigem puhata ja ma tõesti küsin midagi, sest ta oleks vastanud täpselt samamoodi ainult eesti keele. Ja kusjuures seal oli üsna kiire oli ka, et siin on miksi pärast see intervjuu tsoonis antakse 10 minutit ainult aega, nii et... No kõige teravam vastus oli see, et konkurentide eest ära kukkumist loodate ainult teie. Jah. Miks sa loodad, Jaan, halba teistele? Ei, ega... jah. Okei, Jaan. Oota, kiire lisa veel, kui on võimalik Gus Greensmitiga suhelda, ma kindlasti tahaks sellist vestlust kuulda Gus Greensmitiga, et millised on nende plaanid üldse, teatavasti nad ise rahastavad oma programmi ja aasta alguses Gus oli väga
suurelt rääkis, et ta peaks olema juba sõitja, kes ei pea ise rahastama programmi, aga ralli järel me näeme, et ega sealt ei lähe asi väga paremaks, et millised on üldse nende plaanid tulevikus, et pärast kindlasti Gunnariga lahkame teda rohkem, aga lihtsalt huvitav oleks kuulda ta enda kommentaare, nii et kui sul mingi hetk kunagi tekib võimalus, kindlasti uuri asja. Kindlasti küsin, aga muide, tuli ka just lõunapausil rallimehi oodates tuli meil ajakirjanike vahel jutuks ja tähendab, põhimõtteliselt oli küsimus selles, et kas Greensmith isal lõpuks raha otsa ei saa. Minu küsimus on sama. Aga Greensmith isa võtta Õrmas kinni? Ja, aga paraku teda siin ei ole ja seal ongi niimoodi, et ta rikub nii-öelda seda rallisarja ära, et on tänagi, ütleme niimoodi, et oleks hommikupoolikul ka seda pikka katset viimast sõidetud, siis oleks, ma arvan, et seal oleks võinud midagi toimuda. See oli väga, väga põnev katse, aga ei, vennal oli vaja ikkagi seina sõita ja siis katse katkestada, aga põhimõtteliselt lootust väga ei ole, sest teadjamad mehed ütlesid, et selle isa firma käive oli, viimane aasta oli 175 miljonit naela. Et ütleme niimoodi, et poisi nii-öelda lapsepõlve võib ta veel pikendada mitu aastat. No tundub, et tal Venemaal ärisid ei ole. Kunagi ei tea ju. Ja. Ega Eesti ka ju ei müü Venemaalt tulnud. Ei, kus sellega? Ja. Kuule, aga selge, davai. Meil on oma Eesti segu. Ma lisan nii palju veel juurde. Ma lisan veel kiiresti nii palju juurde, et OG Elektra aastakäiv on suurem. Jaa, okei. Olgu, davai, edu sulle. Homseni. Aitäh. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Vaata, Roland, põhimõtteliselt niimoodi, et siin pole siia vajagi, me võime need Jaaniga pool tundi ära täita rahulikult, et aga ma selle arve saadaks ikka. Arve saadaksid ikka. Aga Roland, räägime siis Greensmithist. Ma pean tunnistama, täna siia jõudes esimest korda vaatasin selle Greensmithi videot, et no suht õnnetu tegelikult juhus oli, sest viga oli meeletult väike. Väga väike viga ja see, vaata asfaldi peal on niimoodi, et sul on pidamine, väga hea pidamine ja kui ta ära läheb, see on kõik. Et tegelikult see puude oli ka ulme väike, aga lihtsalt halbade asjade kokku sattumast. No ikka väga suure hooga läheb ka sisse, ei lähe või? Ja seda kindlasti, et hoog oli palju, aga see, mida ma tahan öelda, on see, et see vahe on nagu, või see hetk on nii väike, kui sul on pidamine, järsku seda ei ole. Selle üldiselt päris palju libistatakse ju. Ja, libistatakse ja selline kerge libisemine ongi väga okei. Aga mida ma tahan öelda on see, et see puude oli tegelikult nagu nii süütu alguses, aga see tõmbas selle esimese vasaku otsa sisse ja ratas alt ära tuli ja oligi kõik, et tegelikult nagu damage oli autole päris suur lõpuks. Päris korralik külasimman oli pärast sealt ümber. Keegi pani teisi tiivasel rotti ja tehti selfisid ja see oli parem. Mul elukaaslane vaatas mu koos samal ajal telekas käis ja siis ta ütles, et tal on nii kahjulist, et nagu meestel on ralli katkestatud ja siis hakkab mingi normaalne simman peale seal, kõik tahavad pildistada. No on olnud ka hullemaid olukordi, et kas või Ott Montes kohe olid ka kohalikud ümber. Ja, muidugi, see käib asja juurde. Ei, muidugi. Aga Greensmithi tulevik, et arvad, et tegelikult solgib? Ei, ma ütleks, et ta solgib, sest tegelikult iga sõitja ikkagi sarjas on ju ta sõidab parem nagu Serdariidis selles. Absoluutselt. Ja tegelikult ega me ei saa öelda, et kas Greensmith arenenud ei oleks või ta nagu täiesti nagu maailmameistriks vist ei tule? No pigem ei tule, aga tegelikult see aasta hakkas ju väga positiivselt ja iga ralli haaval seda arengut oli näha ja kohe Monte Carlos katsevõit, Power Stage'i punkte on saanud, aga ei suuda ära vormistada poodiumit. Tal on muidugi meeletult palju ebaõnne kogu aeg, minust ei ole rallit, kus ta refi katki ei läheks näiteks. Aga no Monte 5, Rootsi 5, siis on seal ebaõnnestumised 2 tükki, Sardiinia 7, Soome 7. Et mu tegelikult nagu, miks ma Jaaniniga seda ütlesin, et nagu huvitav oleks neid enda mõtteid kuulda natuke, sest no nagu ta aasta alguses ütles, et ta peale seda katsevõitu Montes ja nii edasi, et kui arengut oli, siis ta ütles välja, et nagu järgmine aasta ta võiks olla juba ikkagi nii-öelda palgaline sõitja. No aasta näitas, et päris nii ikkagi ei lähe see asi. Oota, kuidas see välja läks? Papa maksab talle palka või? No ta ilmselt eeldas, et meeskond maksaks talle ja võib-olla mõni teine meeskond võtaks ta ülesse. Aga lihtsalt, et kaua on jaksu
ta on nagu sõitnud, tal on kogemust WRC autoga rohkem kui Kalle Roomperal, ma arvan, kui ralli mõttes võtta. Et nagu tahaks näha midagi. Et aga kui seda ei tule, et kaua nende millised nende plaanid on, et nagu kui ma rääkisin paar aastat tagasi Georg Linnamäega näiteks Saaremaa rallil, siis ta ütles, et nendel on konkreetne plaan. Ma ei mäleta nüüd täpselt, oletame 3-4 aastat, kui selle aega ei tule, kõik. Nagu väga selge plaan, et sinna ei hakata matma lihtsalt tühja raha 10 aastat. No. Et kui ei tule, kui tuleb, on väga hästi, paneme edasi. Et kas neil on mingi sarnane plaan või nad nagu panevad tühja? Aga räägime Roompere ühe viimase katse algusest, et mis seal siis nihu võis minna. Räägime tausta, 14. katse või? Korralik tõlkes on see, ma ei tea, võime siin öelda, või shit one. Mingid puterdamist oli tal 14. katse alguses ja kaotust on nüüd ka 10,3 tuli juurde, et häbi öelda, ma ei näinud 14. katset, ma sõitsin Tallinnas. Täpselt, ma sõitsin ka viimsest siia. Et sellega läks kehvasti. Aga no me saame aegade põhjal vaatama, 7. aeg katse. Okei, aga kui muudab see nüüd suures plaanis selles mõttes midagi, et 21,1 on vahe, oleks võib-olla 10 sekki vähem, et no muudab see nii palju ainult, et Nevillile anti võimalus. Enne oli ka võimalus 5,7 on, aga nüüd see ikkagi nagu kraapiti nulli ära põhimõtteliselt, et Nevillil on kõik võimalused tegelikult homme sõita vabalt teise koha peale, kui ta suudab seda teha. Et see kindlasti nagu tegi Nevilli elu natuke lihtsamaks. Meie blogis on siis kirjas, et see oli üks tärn katse alguses oli probleeme, kaotasime alguse tõttu aega, et soomlane ei täpsustanud, mis teda vaevas. No jah, ega nii ta on. Kuuleme siis meediaalas. Ja, pärast ilmselt saame mingisuguse info kätte, aga ega ei oska praegu öelda, kahjuks ei näinud katset. Ja, vabandame, et me ise siin segadust tekitasime, aga muidu kui me nüüd meediaala jutud seal pärast Saluu trikitamist ka ära ootaks, siis te lihtsalt ei saaks seda podcasti tänase päeva jooksul kätte. Nii on kõige mõistlikum, kuidas praegu on. Aga tänasest päevast veel. Võtaks tegelikult, mida ma lihtsalt tahaks ka nagu vaadata, nagu M-sport kokkuvõttes, et eile Kiitsil Lubeed on ju paar head katset tuli, no täna ega siin nagu suurt midagi sarnast ei ole tulnud, et pigem on võib-olla Priin natukene hoogu kasvatanud, aga suures pildis on see ikkagi, võib öelda nagu masendav kiirus või tulek, et isegi Priin andis kommentaar, et auto on jube hea ja eile tehti kõvad tööd autoga, seade saadi paika, autos on mugav olla, aga see võiks kajastuda ka aegades, et tegelikult ei ole nagu mitte ühtegi aega, kus võiks nagu ajaliselt näha, et okei, nüüd Priinil on mugav sõita, et ta tuleb hästi. Et seda kahjuks ei ole näinud, seda lootsin tegelikult, et Priin võib-olla saab veidi hoogu üles, kui hommikul ma seda kommentaari kuulsin. Aga Tanis Ordole ikkagi päeva lõpuks päris korralik katsevõit, 5,1 sekundit. No see oli selline korralik purakas ikka ja 24 kilomeetrisel katsel 5 sekiga Nevilli, et ega ralli on tema jaoks kindlasti tegelikult väga suur pettumus, aga sellised paar väikest katsevõitu kindlasti natuke motivatsiooni tõstvad. Äkki homse eel võib-olla saab midagi motivatsiooni leiab juurde, aga ega tal seal midagi väga teha ei ole. Ott on täies 33,5 sekundiga enne viimast katset. Et seal püüdma kindlasti ei ole midagi minna, aga Evans 13 sekundiga taga, et võib-olla seda nagu siis kindlasti see tõstis seda vahet on, et homme vähem mugavam peale minna, et Evansi hakkaks mööda minema. No Sordo ütles ka, et lubasin sõpradele, et pean ühe katsevõidu saama. Loodan, et on hea aeg. Sõbrad siis võib-olla päästis seal mingi kihvi ära, mine tea. No võib-olla küll. Jah, võib-olla Sordo puhul natuke häbi oleks ka lõpetada Hispaania ralli ilma ühegi katsevõiduta. Tänaku laused jäid siis katse lõpus tulemata, sest pidurikettad andsid sädemeid välja ja tundus, et oli kergelt nagu radiaator oli heina täis ja et kuskilt oli ikka käinud. Kuskil ei saa öelda nüüd põllu peal, seal võib-olla liialt palju põlda ei leia, aga kuskilt natuke võib-olla ampsas liiga palju, et mingit heina oli ka seal piduriketta vahel, mis siis kergelt oli süttinud, nii et väike selline leek oli vasaku esimese ratta juures üleval. No aga 13. katse Ott ju vajutas korralikult. Nägid? Ja 13. oli ju väga hea tulemus. Rovan Peretta Ogieri taga 3,3-ga, et tegelikult see ongi, ma arvan, see hoog, mida tahaks näha. Aga nagu tegelikult ka Jaan ütles, see Ogieri selline võim siin on tegelikult minu jaoks isegi üllatav, et loomulikult me kõik teame, et Ogier on, ma ei tea, mitmekordne maailmameister on ju. Kelle auto ta nüüd mudelini mõistes sai?
ma ei oska öelda, ma ei ole seda vaadanud. Või ongi üks auto hoitakse Ožeele või? Ma arvan, et Toyotal on ikka neid autosid rohkem, mida saab flippida. Sorry, ma segasin sulle mõttele vahel. Et see ülemvõim on üllatav, sest nagu ka mainitud sai eile või üleeile, siis Ogieri viimane Hispaania ralli võit on aastast 2016 Volkswageniga ja ta ei ole vahepeal võitnud seda rallit. Et samas nagu siuke mees, et ei peaks olema tõestamisvajadust enam. Ei, kindlasti ei peaks. Aga võib-olla, et teistel ongi see tiitli pinge maas, temal jällegi mingis mõttes värske tuhh sees. Jaa, sellega ma olen kindlasti nõus, et ta on saanud kodus marineerida korralikult ja nüüd tahab sõita, aga ega kommentaaridest ei ole nagu välja lugenud, et ta nüüd hullult suruks. Et see on selline, kõik on täpselt paigas, ütleb, et auto on jube mugav, väga mõnus on sõita ja siis sealt ka see aeg tuleb. No umbes nagu lööb tuleb mõnele rallile, et mööda minnes võtan ära Montevõidu näiteks. Ja, täpselt. Ja samamoodi nagu on võtnud Romampera kõik oma võidud, nüüd ütleb, et ega ma ei suru, kõik on nii mugav ja siis tulevad ajad, ja kui me võrdleme nüüd Oti kommentaaridega, siis ma ei tea, kas aasta peale me leiame ühe katse, kus ta on öelnud, et jube mugav ja jube hea on, et ilmselt seda ei ole. Ja Oti kommentaaridest võiks lausa mingi sellise aegjoone teha. Ja üldse mitte paha pärast, aga võib-olla tulevikus meenutamiseks, et kui halb selle hooaja, see peegeldab selles mõttes, kuidas hooaeg on läinud, kõik need kommentaarid. Ja selles mõttes on kahju, et ega ju kõik mehed lähevad starti võitma, aga kui hooaja jooksul ei ole nagu sellist head tunnet saanud, siis ongi jube keeruline leida ka motivatsiooni ja kõike muud seal. Aga sellegi poolest vähemalt nii-öelda püsib alati, ütleme, poodiumi konkurentsis ikka selles olus, kus ta on. Mis meil Linnamäe täna on teinud, et vaataks päeva lõikes kohe? No Linnamäe eile oli väga hea, ikka väga-väga hea. Täna on olnud selline, ütleme Harju keskmine, et võib-olla eilne natukene... Terve päeva ja selle teise osana ei saa veel lukku lüüa, sest 14. katse neil käib veel. Aga kokkuvõttes, ta on tõusnud 13. oli 19. No ja rehvi purunemine oli eile, tegelikult püsis 6. enne rehvi purunemist. Siin on 10. katse oli 7. 13. on pärast 5. kõik nominaali saanud. Seal oli mingi crash. 12. 7. kaotus Rossellile 5,6, 11. oli ka nominaal, loomulikult see jäeti üldse ära. 10. oli jälle 7, 9,2 ja päeva alustas 11. 9,6, stabiilne. Ma ütleks, et see on selline kiirus, kus ta teadis, et tal pole enam midagi võidelda, et ta lihtsalt tuleb sellise normaalse hooga ja tegelikult see seal kuskil WRC 27. kohale sõita on suht okei selle teadmisega, et sul ei ole midagi püüda. Et eile oli näha, see hoog oli teine eile. Ega ei tea Linnamäe järgmisest hooajast midagi? Ma ei tea, aga ega see aasta on nii korralik põhi alla laotud, et järgmine aasta ma arvan, kõik jätkub samamoodi, et seal rumal oleks seda nagu maha visata, et tõenäoliselt see järgmine aasta jätkub samamoodi ja kindlasti eesmärgid on seal poodiumi peale võidelda rallidele. Tuleb Virves ka. See saab lahe olema, aga üks probleem Virvesega on see, et Ford. Ja mitte, et ma olen ise oma enamus rallit Fordiga sõitnud oma elus ja ma ei ütle, et ta nüüd halb on, aga kui me võrdleme nüüd WRC 12 autodega, et tuleb uus Škoda, mis lubatakse, et on nii kõva auto, et keegi ei saa sinna vastu ja kui ralli ühed vastu saavad, pool naljaga öeldud, et siis nagu selle Fordiga, mille arendustöö on selline kesine, siis saab tal väga-väga-väga keeruline olema ja ilmselt võib-olla inimeste ootused on suuremad, kui see reaalsus saab olema, aga vähemalt õppimisaastaks vahet ei ole, mis auto on. Saab rallisi tundma õppida, saab ralli 2 autoga sõita ja ideaalis see ülejärgmine hooaeg siis võiks autovahetus olla sõita mingi vähe kiirema autoga. Ja, meil on üks küsimus ka. Ma saatsin sulle selle vist edasi ka, ma loodan, et sa nägid. Ei näinud. Vaatame Gmaili. Raigo küsib, tere, miks istub kaardilugeja madalamal kui juht ja kui palju madalamal ta on? Vaat ei oska öelda, kui palju madalamal ta on. Seal näiteks võtaks Seep Marshalli, kes hetkel WRC laivis katse lõpus kommentaare võtab, aga on istunud mitmel sõitel kõrval, Heiden Pädanil, Chris Miigil ka just. Et ta on nii pikk mees, et ta nüüd istub madalal olla, aga peaga on laes ikka. Aga istub madalamal, sest Kaalo jaotus. Tegelikult on vaja lihtsalt kogu see nii-öelda raskus viia võimalikult madalale ja see on, eks siis iga ühe juba sõitja pikkus järgi timmitakse välja, et natuke on vaja välja ka näha, aga mitte liialt palju. Et mida vähem näed, seda turvalisem endale või?
No ei, ka turvalisuse mõttes kindlasti on allpool turvalisem istuda, aga ega see kaalujaotus on ikkagi kõige olulisem selle asja juures. Aga tegelikult, kui see Rally 1 auto tuli see aasta, siis kui sa mäletad, siis kõik võitlesid selle vastu, et see iste oli nagu ebanormaalselt kõrge ja siis saadi see lõpuks allapoole. Aga ta on jätkuvalt natuke kõrgem kui varasemate generatsioonide autode istumisasendid. Aga jah, kaalujaotus, raskuskese võimalikult madalale. Nii, palju meil homme sõita jääb? 56 kilomeetrit. Mis meil ikkagi veel juhtuma hakkab? No eelkõige me hakkame jälgima Rovanpera ja Neville'i võitlust kindlasti. Seal on aeg nullis põhimõtteliselt. Ootame ära viimase katse lõppu. Me teame, et Salou linnakatse seal ranna ääres on päris triki võib-olla, siin võib kõike täna juhtuda. Aga üldiselt ega meil ei ole nagu liialt palju seal toimumas homme, aga kindlasti Rovanpera ja Neville'i võitlus saab olema päris vägev. Ma ei usu, et Neville seda võimalust jätab kasutamata, mis talle anti. Mis taktikaga võiks Ott seda homse päeva võtta? No ega ma arvan, et Ott ise ka, ma ei ole ühtegi intervjuud täna tema poolt kuulanud, aga eks see on selline, et sõidame lõpuni. Võta nüüd see Rovanpera viimase katse juhtum. Katse alguses läks 10 sekki lihtsalt kuskile. Ja. Miks ei võiks juhtuda teistel? Ei, absoluutselt. Mitte et me tahaks, et teistel juhtudeks, aga kui juhtub, siis võtame vastu. Ei, muidugi võtame vastu, alati tuleb vastu võtta, kui pakutakse, aga eriti praegusel juhul, kui Rovanpera ja Neville hakkavad võitlema, et oleks see vahe, vaata seal kõigil mingi 20 sekki, et siis keegi ei hakka seal nagu lollusi tegema enam. Aga tegelikult on reaalne nagu teise koha sõit. Tegelikult ju võitlema, jah? Ta läheb võitlema, seal võib kõiki juhtuda. Samamoodi Rovanpera peab vastama, et oma teist kohta hoida, et vahet ei ole, et on maailmameister, aga Rovanpera oma teist kohta küll ära, et ma ei hakka, ma arvan, et see ego on piisavalt kõrge, et see maailmameister ei anna oma teist kohta ära, kui tal see on võimalik võtta. Et kindlasti on see poodium võimalik, aga teiste vigade võimalus tulemusele on ju. Aga meenutame ka Ogieri, me ei mäleta aastat 2015 äkki, kui ta liidri kohal Power Stage'il seinas sinna piirdesse sõitis ja Mikkelsen võttis võidu. Mis tähendab, et ega ralli lõpeb siis, kui ta ikkagi nagu ära on lõppenud lõpuks, et poodiumi kohta ei ole mõtet maha magada. Küll jah, puhta sõiduga ei ole see võib-olla nagu reaalne, aga kõike võib juhtuda. No homme tegelikult välja magada ennast ei saa pühapäeva hommik, et kell 8 tuleb panna äratama. No jah, kahjuks küll. No mis seal ikka? Oleme valinud selle tee. Mul jäi veel pannkooke tänasest üle, nii et ma uuesti ei pea tegema. Mina käisin poes, ostsin pannkoogi materjalid ära kusjuures, nii et homme hommikul siis ma hakkan rallit vaatama. Pühapäevad on pannkoogi päevad ikka, jah? No ikka üldiselt võiks olla, jah. See on see mõnus traditsioon. Ja meil oli laupäeval ära. Aga siis algab päev siis 12,15 kilomeetrise katsega Pratip ja lähme edasi siis 15,9 ja siis kordame neid samu ja 13,18 juba Eesti aja järgi Power Stage pihta hakkab. Vist on standardne aeg vist iga kord, jah? Ja üldiselt küll, jah. Vaataks, kuule, me arutasime, mis seal Jaapanis ajakava võiks olla. Pulli pärast vaataks, äkki lugejal ka huvitav. Ja selle võiks vaadata ära küll, sest et kas me peame... Kas see on Foorum 8 Rally Jaapan 2022, eks? Ilmselt, jah. Nii, ajatabel. Nii, kuulake nüüd siia. Shakedown. Ma ütlen ausalt ära, ma ei vaata Shakedowni. Ma tavaliselt vaatan, aga ma seda ei vaata, sest see on nüüd kuupäeva järgi 11 november Eesti aeg ja 3.01 hommik. Ei, ma ka ei vaata. Vaatame järgi. Vaatame järgi, õnneks YouTube salvestab. Ja algab pihta siis 11. Ei, või hakkab 10. Jaa, 10. Aeg tuleb ju tagasi tõmmata. Ööl vastu 10. 3.01, nii. Kõik vaadake. Ja esimene katse 11.38, normaalne. Kohaliku aja järgi on see 5.38. Teine katse siis juba 11. november. 1.02. Oi. Läheb edasi 2.00, 2.58. No jälle see, mis meil nüüd Uus-Meremaa rütm tuleb teha, et vaatad õhtuseid katseid 7.31, 8.29, 9.27. Väga mõnus. No need on okeid. 10 jõuad koosolekule. Teine päev jälle hakkab 1.07, 2.08, 3.03. Ärkad 6 üles, näed siis lõunal, pärastlõunal 6.37, 7.38, 9.36 ja 9.49. Ja viimased, laupäev lõpeb
kaks järjestikust üks ja sama Migi Regatse 1,4 kilomeetrit. Okazaki City SSS 1, Okazaki City SSS 2. Ka huvitav kombinatsioon. Ma ei oska sulle öelda isegi midagi selle peale. Ma ohtan. Ja service on siis Toyota Stadiumil. Toyota Stadium kõlab nagu päris suur staadion. Jaa, lahe oleks, kui Toyota võtaks Jaapanis oma tiitli. Et jah, aga võib ju lõppeda siin ära, eks? Võib lõppeda siin ära, 24 punkti vist on see vahe, mida peab rohkem saama. No ja viimane päev, kes siis viimast päeva ei vaata, hooaja viimast päeva on ju. 2.08, 3.12, 4.10, 5.48, 8.18. Ma ütlen, et viimane päev, võtke teised eeskuju, siin on 5 katset ilma servicita ja 2 katset on pikkusega 21,5. See on normaalne päev tegelikult, et vähemalt nagu järjest ära on ju ja mingid normaalsed katsed ka vahel pikkuse poolest. Ja ralli kogupikkus 283. Vot, selline see Jaapani ralli meil hakkab tulema ja pole enam üldse kaugel. Äge. Jah. Ja siis nii ongi, aga meie tõmbame tänaseks joone alla sellele podcastile ja puhkame ennast homseks välja, sest tuleb see Kataloonia ralli nüüd kuidagi kokku ka võtta. Jaa, muidugi. Võtame selle homme kokku ja loodame kindlasti ägedat võitlust veel poodiumi nimel. Poodiumi teisele kohale vähemalt. Äkki ka 3. Miks mitte? Oleks äge. Aitäh kuulamast, küsimusi ootame kuueskaik@delfi.ee ja homseni. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.